Tervist! Olid on päris palju alles veel, jah. Õhtu hakkab kätte tulema, mina nii luudeline pole. Aga räägin IVA äpist siis, et mina olen Jaanus Ainsoo, Priias IVA äpi tooteomanik. Räägin sellest, mis me oleme teinud seni, kus me praegu oleme ja ka meie plaanidest. Et miks me üldse tegime seda siis IVA äppi, fotoäppi. Et 2023 hakkas pihta meie jaoks väga suurte muutustega. Hakkasime rakendama pinnaseiret. Pinnaseire on siis satelliitide abil, satelliitide andmete alusel siis põllumajanduslike tegevuste tuvastamine või kultuuri tuvastamine. Ja fotoäppi tegime siis selleks, et kui pinnaseires satelliidid annavad mingi negatiivse tulemusena, kas ei tuvasta mingi tegevust või male tegevus või mingi muu kultuur, et siis on võimalus saata kliendile fotoülesanne ja ta saab siis tõestada, et tal oli õigus või vastupidi. Ja 23 me selle valmis saime selle äpi väga kiiresti oli vaja teha, sest et see info oli meil suht viimasel hetkel, et me rakendame seda. Ja seetõttu see ka, nagu näha, suht lakooniline nägi välja see loendivaade meil sinivalge. Aga sellest hoolimata ikkagi kliendid võtsid selle väga hästi omaks, julgen väita, et kuna 80% ülesannetest vastati, et siin kindlasti peab tunnustama meie taotlejaid ja see tulemus on kindlasti Euroopa meistri tulemus, sest üheski teises riigis pole saadud nii head tulemust juba esimesel aastal. Et selles äpp oli lihtne, ta oli anonüümne selles mõttes, et sisselogimist ei olnud, klient sai ülesande, ta võis seda saata edasi kellelegi selle meili, kes võis tema ülesande ära teha näiteks. Kui meie vanem taotleja härra saatis see pole siis oma lapselapsele edasi, et kuule, tee saa need fotod ise ära. Mis veel, esimene aasta oli selline alustamine, aga siis järgmine aasta, aastal 2024, siis me juba tõime sisse palju rohkem värve. Näha siin, et tegime vahelehed ümber, lisasime filtrid, samuti staatused, tegime värviliseks, et kasutaja saaks paremini aru, mis seisus tal see fotoülesanne on. Samuti tõime siis sisse ka kaardivaate, üldise kaardivaate, kust klient näeks kõiki oma fotoülesandeid. Ja siin on tegelikult näha ka, ma näitan, et meil oli 2 sorti fotoülesandeid. Kui esimene aasta, 23 aastal, olid meil siis ainult põllupõhised, nagu siin näha, et oli põld, ja siis selle sees või väljaspool oli puhverala, kust sai fotot teha. Ükskõik kust kohast siis sealt seest. Aga 24 aastal me tõime ka sisse punkti ülesanded, nagu näha siin, et siis kus andsime ette mingid kohad, punkti, selle ümber oli ringikuuline raadius, kust sees sai fotot teha ja andsime ette ka suuna, et näiteks, et siia suunda teha. Aga need punkte me kasutasime pigem siis selliste põldude puhul, kus geomeetria oli kehva kujuga soolikas või piklik või näiteks, kui me tuvastasime, et satelliitseirega, et võib-olla näiteks pool põldu on kuidagi teistmoodi haritud, et siis saatsime selle ühe poole kohta siis fotoülesande. Ja 24 aastal samamoodi oli ta meil ikkagi mõeldud ainult siis pinnaseire järeltegevusteks, et mingid muud funktsiooni selle läpil ei olnud. Nii, mis edasi sai? See aasta märksõna võiks öelda, et on laienemine, et peale meie kasutab nüüd ka IVA äppi PTA. Tegelikult küll PTA kasutab meie süsteemi, et saata ülesanded, et äppi kasutab ikkagi klient, kes teeb siis fotosid. Aga et PTA siis kasutab seda mahepõllumajanduslike nõuete kontrollimiseks, et saadab
kliendile ülesande. Lisaks kasutame me ise ka nüüd juba muude pindalaga seotud nõuete puhul, no näiteks see aasta läksid, ma tean, vist lupjamisnõude osas need ülesanded välja. Ka tingimuslikkuse puhul, näiteks talvine taimkatte, mis on praegu aktuaalne, et selle puhul läksid ülesanded välja. Siis ka põllumassiivide registri uuendamisel, kuigi jah, see registri uuendamise hakkab tegelikult on talvel, kevadel, et selles mõttes need ülesanded lähevad välja, aga võimekus on juba loodud. Ja siis täiesti uue asjana on investeeringumeetmete objektid, et kui jah, seni oli jutt ainult sellisest, mis on seotud nagu pindalaga, massiivid ja seal peal on põllud, siis investeeringuobjektid on natuke teistmoodi, et siin ma näitan paari kuva, et siit, kui seni oli jah, siin oli meil, vajustasin vale nuppu, olid siin meil oli massiiv ja oli põllunumber, mis iganes, aga nüüd on siis näha, et on näiteks on seotud siis kataster ja siis on juba siin objekti nimetus, näiteks teravilja kuivati. Ja siis samamoodi siin klient, üldjuhul siis need ehitised on seotud mingi geomeetriga, katastriga, siis on antud talle ette seal ka mingi koht, kus foto teha siis selle näiteks kuivati juures või mingi liiderobjekt või mingi taristuobjekt, neid variante on palju nagu. Ja siis teine variant investeeringute puhul on igasugused traktorid ja kombainid, mis liiguvad ringi mööda maailma. Et siis nende puhul jah, on lihtsalt kasutaja näeb, et on vaja teha selle seadme kohta. Ja siis ta saab foto teha kus iganes, kus ta asub, mitte kus ta asub, vaid kus siis asub see traktor või kombain, seal saab selle foto teha, et siin mingit asukoha piiranguid ei ole. Nii, investeeringute osas vist muud. Et jah, ja need ülesanded, ma tean, juba on läinud välja esimesed ülesanded ja esimesed on juba vastatud, et see on nüüd täitsa uus asi, et seda meil kliendid ilmselt veel ei teadnudki väga, aga see nüüd on kõige värskem leib meie ahjust, ütleme siis nii, täitsa soe veel. Nii, et see nüüd on see, mis me seni tehtud. Aga mis edasi? Et me oleme 3 aastat nüüd seda äppi teinud, oleme saanud klientide tagasisidet jooksvalt, oleme võtnud üht-teist arvesse. Aga kas see on tegelikult nagu see, mida kliendid siis meilt ootavad või kas see on see, kas äpp on see, mis neid rahuldab täielikult? No tegelikult päris ei ole. Et sel aastal me tegime ka äppi sellise tagasiside andmise nupukese või kus saab anda tagasisidet ja ühtlasi ka saab anda meile siis ideid, et mis teenust tahaksid kasutada veel IVA äpis. Ja sealt joonistus välja ikkagi üsna selgelt see, et kliendid tahavad rohkem nagu ise otsustada, rohkem teenuseid äppi, et see, lihtsalt see foto tegemine, et see ei ole enam nagu piisav. Ja üldse seni on olnud ikkagi niiviisi, et Priian on nagu vanema venna rollis, et me ütleme, et tee sealt foto ja sellele ajal ja saada meile. Aga jah, tegelikult kliendid nagu tahaks ise saata ja just eriti sellistes puhkudel, kus on teada, et fotot on vaja teha, et siis ta ei pea nagu ootama meie ülesannet, et saaks selle ise meile ära saata. Ja selle tagasiside pealt võib öelda, et me üritame nüüd neid rohkem arvesse võtta ja olla siis põllumehele nagu rohkem võrdväärse partneri eest, et pakkuda neid teenuseid talle, mida ta päriselt nagu vajab. Ja eks siin on muidugi meil oma piirangud, et teatavasti siin kärpekirved sähvivad ja suured höövelmasinad üritavad riiki õhemaks lihvida, et eks me peame siin laveerima nende raskete otsuste vahel, aga püüame. Aga ja mis me siis praegu oleme nüüd veel teinud või tegemas?
et just, et kuna kliendid selle hästi palju mainisid, et nad tahaks saata ise fotosid, siis selleks, et nüüd need fotosid saaks saata, on meil vaja ikkagi teha äppi sisse logimine. Siin on mõned näited, kuidas, see on protokuvad, et klient saaks siis sisse logida äppi, seal valida juba esindatava, no nii nagu e-PRIA-st põhimõtteliselt, et logib sisse, valib esindatava ja seal on siis need teenused. Ja põhimõtteliselt oleks siis niiviisi, et ta siin, enne kui ta nüüd saaks fotosid meile saata veel, ta peaks tegema mingi valiku, et me lihtsalt ei taha saada mingeid fotosid, me tahaks ka teada, mis on selle foto tegemise põhjus, et kas see on siis mingi KSM nõuded siin või on põllumajanduslik tegevus mingid, näiteks tahab, ma ei tea, teha rohumoodamisest saata meile pildi või mis iganes. Või näiteks vääramatu jõu mingi põhjus, et miks ta tahab meile fotot saata. Ja edasi oleks lihtsalt, et ta valib siis sealt selle geomeetria, mille kohta ta tahab teha, on see põld või massiiv. Ja edasi on samamoodi nagu praegu, et teeb foto ära, saadab ära, et seal nagu ei ole midagi keerulist. Et sisuliselt on niiviisi, et kui siis on kliendil lihtsalt äpis on nagu siuksed fotoülesanded tekivad, kus ta on ise nagu ülesande koostaja, et tema, et siis eristada neid, mis on saatnud PRIA ja siis need, mis ta teeb ise, siis on eristatavad selle järgi, et tal on tema nimi ja on teist värvi ja tegelikult ülesanded teist värvi taustaga. Seda mainin ka veel ära, et see senine anonüümne kasutamine jääb ikkagi alles nagunii. Ehk et kui klient saab ülesande, siis ta saab samamoodi teha seda anonüümset täibe kuskil sisse logima. Kõik jääb nii nagu seni, aga kui ta tahab meile fotosid saata, siis ta peab logima sisse. Et siis sealt valida see esindatav, kelle kohta ta tahab fotosid teha. Ja siis logimine hakkab olema siis tara kaudu, nii nagu on muude riigiasutuste puhul. Ja peale siis autentimist ta saab seal endale luua ka PIN-koodi, biomeetria, kas sõrmejälje või näotuvastuse, et järgmine kord ta siis saab sisse minna kas sõrmega või näoga, et ta ei pea enam Smart-ID-ga või mobiil-ID-ga sisse logima. Nii, ja ütleme, kui seni võis nagu nüüd rääkida sellises kindlas kõneviisis, et jah, need on asjad, me teeme ära, ka see fotode saatmine on selline, mis saab tehtud. Aga edasi ma räägin nüüd ka tulevikuplaanidest ja see on juba sellises, ütleme, tingivas kõneviisis, et nüüd, kui me juba teeme sisse logimise äppi, siis see avab meil tegelikult juba hoopis uued uksed nii meie kui kliendi jaoks, et saame tuua sinna muid teenuseid äppi, mida siis kliendid soovivad või meie näeme, et on vajalikud. Ja üks esimene asi, mida me kindlasti tahaks, on e-põlluraamat, seda tegelikult ka kliendid avaldasid arvamust, et see on asi, mida nad tahaksid kasutada äpis. Et sisuliselt siis klient logib sisse äppi, valib esindatava ja siis valib sealt oma selle teenuse e-põlluraamat ja satubki kohe juba siis tema nagu sellesse vaatesse, kus on siis need põllud näha seal. Näiteks siin praegu näide sellest, et näiteks lisab mingit tegevust või näiteks siin muudab kultuuri või lisab näiteks KSM mahekultuuri, et selliseid tegevusi saaks äpis täitsa vabalt teha. Või siis saab näha tehtud fotosid, nii enda kui siis PRIA tehtud fotosid, PRIA inspektori tehtud fotosid. Põllu joonistam ilmselt ei ole telefonis väga kõva sõna, aga võimalik on, kui keegi tahab proovida. Et siis see e-põlluraamat on üks asi, mida me kindlasti tahaks. Ja veel edasi on loomad. Meil kaugema põlludest, et miks need loomad ja teenused? Et üks on siis asenduskõrvamärkide tellimine ja teine on tegevuskohas peetavate loomade arvu teatamine. Sellepärast me mõtlesime, et need on sellised
küll lihtsalt teenused, aga neil läheb vaja kogu aeg loomapidajatel, et ikkagi kaob märk ära ja on vaja need arvusid teatada, et siis võiks nendega nagu alustada, harjutada nii kliente kui ka meid muude teenustega. Ja asenduskõrvamarkidega on ka see, et tead, kui seni nad nagu kadusid ära, siis sisuliselt see loomapidaja pani kuskil selle kirja seal laudas või karjamaal selle kõrvamärgi, siis läks ta kunagi arvutisse, logis sisse, trükkis selle ümber sinna, vahepeal ja oli, kui see paber ära kadunud võib-olla. Ja tegelikult ka senine praktika on näidanud, et need kõrvamärkid tellitakse pigem harva, suuremate kogustega, mis annab siis mõista, et neid ilmselt kogutakse kokku ja tehakse korraga see üks tellimine. Aga et kui me nagu annaks selle võimaluse äpis kliendil jooksvalt juba seal, kes kuskil karjamaal või laudas ära tellida, see puuduv kõrvamark kasutades siis näiteks ka siis telefonikaamerat, et skaneerida see olemasoleva kõrvamärgi pealt see ribakoodi number, et võiks olla kliendi jaoks mugav. Ja siis see teine teenus, see tegevuskohas peetavate loomade arvu teatamine, et see on selline veel lihtsam asi seal. Mul selle kohta mingit protopilti pole, aga ehk siis kokkuvõttes, et järgmine aasta kindlasti meil saab olema võimalus klientidel saata meile fotosid, aga need e-põlluraamatu ja loomade asjad, et see on siuke natuke võib-olla kaugem tulevik. Nii, ja kui on teil tekib siin äpi kohta, meil ongi tagasiside küsimustik ka, aga kui on ikkagi sellised ettepanekuid ja tähelepanekuid, et siis võib vabalt kirjutada mulle. Iseasi, kas me kõike saame teha, aga vähemalt ma kindlasti vastan kõigile, kui on kellelgi. Ja nagu tegelikult hommikul oli juttu ka, et siin käis läbi üks QR-kood, et kui on huvilisi, kes on valmis panustama meiega koostöösse, siis see oleks väga teretulnud, et ka meil äpi puhul me oleme paar korda näinud seda, et mõne kliendiga vaadanud üle protot, et just, et üks asi, me teeme mingi asja valmis teenuse, mõtleme, et see on äge ja hea, aga kas tegelikult ka kliendile seda on hea kasutada, et seda me ju tegelikult ei tea enne, kui ta kasutusse läheb, et siis oleks hea neid protosid ennem klientide peal katsetada nii-öelda. Nii, ma lõpetan niisugusel positiivsel noodil, eriti positiivsel ütleme nii, et kui ma ütlesin, et me tegime seda tagasiside küsitlust, siis üks selline väga kelmikas tagasiside oli selline, ma hakka ette lugema seda siit. Ja sama inimene siis tegi meile ka veel ettepaneku, et rohkem maastikumänge ja ka fotokonkursi korraldada, et väga hea minu tõdeda, et huumori veel pole kuskil kadunud ja see kulub alati ära. Aga minu poolt on kõik, siis aitäh teile. Meil on aega ka küsimusteks, nii et päris kõik ei ole, kui veel küsimusi tuleb. Ja küsige, jah. Kas IVA äpiga saab droonifotosid ka kasutada? Jah, seda on küsitud korduvalt, aga seal on see teema, et IVA äppi me saame, või saab installida kas telefoni või tahvlisse. Et ma ei tea nüüd, ma kujutan ette, et enamus ju nendel droonidel on mingi oma foto tegemise tarkvara. Et, või kui on mõnel selline võimalus, et kui ta ühendatud tahvliga, et sinna tahvlisse IVA äpp tõmmata, ma tegelikult ei oska sellele kindlalt nagu öelda, et ei saa. Aga siis peab olema võimalus, see IVA äpp, selle drooni tarkvara, ma ei tea, kas on tõesti, kas sinna tahvlisse tõmmata ja kuigi IVA äpp kasutab selle seadme, ehk et siis tahvli nagu asukohta, aga samas kui droon on kuskil seal kaugele, et ma ei oska nagu kindlalt väita, kas see oleks nagu ühildatav. Et kahjuks ma jään selle vastuse nagu kindlalt ei saa öelda, et ei saa, aga
ma panen selle veel kord kirja ka, sest sellest on varem juttu olnud, et aga kas on mingi konkreetne droonimudel või et lihtsalt saaks tausta nagu uurida, et see on lihtsalt see, et me kasutame väga laialdaselt droone ja käime nendega seiret tegemas ja selle telefoniga kuskil kraavides tantsimine on kohati päris tülikas, et see on nüüd nagu arendamise koht, et see lahendus peaks nagu juba töös tegelikult olema teil. Ahah, aga ma ikkagi saanud, et mis droon see olla võis, et üleüldiselt, jah, okei. Ja, universaalselt, et no ma ei tea, DJI, noh, Mavic. Ja, okei, DJI, jah. Nii, vahepeal, kui teised mõtlevad küsimusi, üks lihtne küsimus ka vahele. Miks on selle nimi IVA äpp, mis see tähendab? Hea küsimus, jah. Ma oleks võinud kohe öelda, mis see on. Me, kui 23 selle äpi tegime, siis tehti ka Facebookis väike üleskutse, et klientide, et pakkuge mingi nimevariante. Sealt tuli mingi ports ja siis esinduslik seltskond Priast valis nimeks IVA. Ega ta tähendab jah, IVA nagu tera või siis IVA kui mõttetera või idee, et ega seal muud jah, sügavat tähendust muud ei olegi. Aitäh. Soovib keegi veel küsimusi küsida? Publiku seast? Tundub, et hetkel mitte. Ma siis küsin ühe veel, et ma siin nii kergelt ära laseks, et... Sa rääkisid kasutajate tagasisidest, aga palun too välja midagi nii-öelda positiivset, mis on välja tulnud ja midagi negatiivset ka, et mingid asjad, mis sulle kõlama jäid just? No see oli, see läks ära juba. Et jah, see üks vastus oli eriti kelmikas viimane, aga seal tagasides, kuna vaata see vastamine on telefonis, siis ilmselt seal kasutavad väga palju seal telefonis, ei viitsi väga pikalt kirjutada, aga mis sealt veel kumas läbi, et üks asi, et need ettepanekute mõttes ja et taheti need fotosid ja e-poolraamatut, asja oli ka mitu siukseid, et tahaks kõike, mida võimalik äpis teha, e-prii asju, et see on väga erinevad nagu soovid olid ja tagasiside osas ka, et kui meil see 5 palju süsteemis, et praegu see keskmine hinnang oli meil 4, et see on siuke hea, ma ütleksin, aga me kindlasti tahame jõuda paremale tasemele kui see 4. Aga see on muidugi hea, et neid fotoülesanded võetakse kui maastikumänge, et see on ju väga tervitatav. Et ma ei oska välja tuua sealt nüüd mingisugused väga markantseid juhtumeid muid nüüd, et ikka kasutajad on erinevad digioskused. Mõni ütles, et väga lihtne, loogiline, samas teine ütles jälle, et ta ei saa midagi aru, et on erinevad tasemel, aga samas see, kes ütles, et ta ei saa midagi aru, et ikkagi tegi selle foto ära, et ta ju sai ära saata. Et ju ta ikka sai hakkama lõpuks. Kui nüüd seda sama ettepanekut lugeda, mis siin näha on, et kas on plaanis siis teha mingisugune Pria maastikumängude või fotokonkurssi päev? Jah, see on hea küsimus, aga ma arvan, et sellest võib-olla piisaks, kui kliendid võtavadki seda fotoülesannet, kui mitte tõsist mingit töörugamist, vaid kui natuke võib-olla mängulisemalt, et jah, ma lähengi, otsin selle üles, teen selle foto ära. Ütleme siin nii piltlikult. Aga jah, ma ütleks, et kohe mingit fotokonkurssi me see aasta ilmselt ei tee järgmine aasta, aga mine tea. Aga äpp muidu võimaldaks? Saaks teha? Kohe nii prauhti ei saa, siis on natuke vaja seal üht-teist arendada juurde, aga põhimõtteliselt saab ikka. Okay. No nii, kas peale minu lihtsate fotokonkurssi küsimuste on veel kellelgi tekkinud mingisuguseid küsimusi? Praegu hea võimalus ja käed tõusevad. Üks praegu. 2. Nii, kohe jõuan.
küsimus nende puhvervööndite tekkimise kohta, et kas need on lihtsalt, ongi paigas, et sa pead mingisuguse maa sinna põllu sisse minema või tunneb see äpp kuidagi ära, et mis kultuur seal kasvab, sest näiteks oma näite peal päris tore on maisipõllu sisse minna ja sealt teha pilti. Jaa, see maisipõllu asi, ma arvan, et see oli teemaks, ma arvan, äkki mitte see aasta enam on, aga alguses küll meil jah, tõesti, kui ma näitan, et jah, et me seadistame, et saab panna selle puhveri sissepoole või väljapoole. Et sissepoole me paneme, tavaliselt ongi seespool, aga justkui on nagu kõrgem kultuur, kas tõesti mais või rukis, raps, et siis me ikkagi paneme üldjuhul väljapoole. Aga jah, selles mõttes seda me muudame, et me üritame rohkem, mitte üritame, vaid me hakkame rohkem tegema, nii et paneme see puhvri väljapoole põllupiiri. Et jah, sellega on olnud mõningaid probleeme tõesti, tuleb mööndada ikka. Et seda jah, et kui ta on juba pandud sissepoole juba, siis klient seda ise nagu muuta ei saa. Aga kui nüüd tuleb see kliendi enda võimalus fotot teha, siis seal on igal juhul vaikimisi puhverdi väljaspool põldu juba, et kui tahad ise selle põllu kohta teha pilti, siis igal juhul on puhver siin väljaspool põldu, et selles mõttes see on ju tuleb igal juhul. Nii, kas veel kuskil käsi tõuseb? Kui ei, siis ei ole muud teha, kui need käed ikkagi natukene ülespoole tõsta ja need hakata kokku taguma, sest et teie see oli Jaanus. Sulle. Aitäh. Ja olemegi jõudnud lõppu. Ma tegelikult palun teil ühe korra veel plaksutada, aga nüüd siis mõttega, et te plaksutada